elo kätte on jõudnud taaskord neljapäev ja mina alustan uue vlogiga. Ja ma mõtlesin, et ma proovin täna seda prillilukki, aga väga raske on olla, sest et nagu see ju peegeldab täiega. Ja tegelikult on nüüd asi nii, et ma alustan seda vlogi nüüd küll oma kaameraga, aga ma kohe lülitun ümber EOS M50 hübriidile. Sest et mul on see praegune kaamera veits ligadi-logadi katkemadega ja siis ma sain Fotopondi käest selle kaamera katsetamiseks. Ma jätan teile Fotopondi selle lingi ka sinna alla, et kellele huvi pakub, mis täpselt see kaamera endast kujutab. Siin on ainult nüüd see, et see ekraan on niimoodi külje peale. Nii et mul saab olema väga harjumatu vaadata nagu niimoodi külje peale. Pluss siin on fixed objektiiv 22 millimeetrit, nii et see on selline hästi lähedal. Et ma kohe ühesõnaga lülitan ümber need kaamerad, sest et mul on ainult üks mälukart praegu. Ja siis te näete, mis see vahe tuleb. Ma panen selle kaamera täpselt sama koha peale, kus praegune, nii et let's make that switch. No nii, see kaamera on nüüd täpselt samal kaugusel, mis oli enne mu kaamera ja nagu te näete, siis ma olen nagu nii-öelda tundun tunduvalt lähemal teile. Ja kõik iluvead ja kõik asjad tulevad palju paremini välja. Me sõidame täna Joosepiga Saaremaale, sest et homme on seal pulm. Nii et tuleb siuke tore saarepealne nädalavahetus jälle. Võt nii. Ma sain täna paki. Oodake, ma tulen kohe tagasi. Oh my god. Seda on nagu, ma arvan, väga raske näidata seda, sest see on nii raske. Aga Fentimans saatis oma uue siis Sparkling Raspberry limonaadi. Terve kasti täie. Ja proovime nüüd järgi, kuidas see maitseb. Kui mõnus, aga mõnus suvine limonaad. Igatahes jah. Limonaad proovitud. Mul nüüd läheb veel siin asjade pakkimiseks ja küntesse pean ka minema, sest et need läksid mul Riias tegutsedes suht korrast ära. Nii et lähme teeme ilusad küüned endal ikka siis pulma jaoks ja me oleme sadamasse jõudnud ja ma pean ära lõpetama selle, et ma sinna kõrvale kogu aeg vaatan. See on nii harjumatu. Oh my god. Igatahes oleme me sadamas. Ootame siin oma praami just sõidab sisse ja siis saamegi saare peale ära sõita. Nii pikk päev on. Ma panin endale mitte ma ei pannud, aga ma lasin oma küüned värvida siis jälle selle kroom pulbriga ja tegin need samasuguseks valgeks, nagu mu varbad on. Aga ma olen mega rahul. Mul täiega meeldivad. Tere hommikust! Käes on reede, 6. juuli. Ma olen Saaremaal ja meil toimuvad täna pulmad. Ja mina teen täna elus esimest korda pulmameiki pruudile. Wish me luck. Oi. Ma olen teinud 2 proovimeiki ka, et selles suhtes natuke olen nagu kätt katsetanud, aga väga pinge on peal, ütleme nii. Ma siis küsin pruudi käest enne luba ka, et kas ja kui palju ma tohin üldse täna filmida. Loodetavasti ma mingeid väikeseid klipikesi teil ikkagi saan, nii et hakkame siis selle päevaga pihta. Ja mul on meik valmis ja ma panin need kunstripsud peale ja ma ei oska olla kuidagi. Aga päike tuli välja, mis on nii tore. Ja mul on outfit kleidi asemel. Selline jumpsuit, mul pole õrnemi, kuidas praegu näete. Oh my god, kui mul putukaid siin ümber on. Tere hommikust! Käes on laupäev, 7. juuli ja pulmad on peetud. Ma sain pruudi käest loa, et põhimõtteliselt ma võin jäädvustada kõike, mida ma tahan. Issand, kui õudne on siin õues filmida, sest et putukad on ümberringi. Aga ühesõnaga, kuna ma sain loa, siis ma filmisin erinevaid sutsakaid sellest pulmast, mitte päris kõike. Ja ma teengi teile siis väikese montaaži. Mul sai õhtul päikeseloengut filmides aku tühjaks küll kaameral, nii et sellega siis see osa lõpeb. Aga jah, siin on siis väike mälestus Elerile ja Antile endale ka teie pulmapäevast. Aeg laulus seisma jääb, see on ta viis. No nii, peegmeest tuleb sealt kaugelt, pruut sinu ootab. Liise, oled elevil või?
kuula, mis sosistab kõrva sul kaalukeel. Südames tunda uut kiigu ja liumed jalad ei puuduta maad. Anna hoogu veel juurde nii palju kui saad. Kuni on möödumas päev, õhtust öösel jälle siis näed, et langevad tähedad taevast kõrvast. Kellele meeldib rohkem musitada? Vot mis küsimus. No selge see, et Helerile. Kes ärritub kiiremini? No seda küsimust võis ka mind esitada, see on selge. Sinine, Anti. Kumb vabandab esimesena? Seda vist teeb see. See, kes käki keerab. Ja käki keerab tegelikult rohkem ikkagi Anti. Päikeseloojangut saame nüüd siin siis õhtu lõpus veel nautida. Joosep näitab teile piisi. Aga pulmapidustused ei ole lõppenud. Terve nädalavahetus on veel Saaremaal aega, et ilma nautida, mis on täna nagu imeline. Me lähme, Sofia? Jäätisele. Lähte jooksuga, jah? Nii. Oi, kui suur. Teeme nii, et keegi hoiab mu jäätist ja siis ma lasen neil lasta. No nii. Nii, tule võtta kätte. Jaa, ta peab aitama. Palun. Oi. Läks vette, hüpetaks ära. Tarbile. Mõnus suvine päev on möödunud ja ma olen lihtsalt niimoodi täna päikest saanud, et on vist näha, et suht punane on olla ja üldse ei olnud sellist tunnet, et päike nagu võtaks, sest et suht tuuline on. Aga meil oli siin plaan, et pool seltskonnast läheb täna Tallinna tagasi, aga nüüd tegime ümber broneeringud ja lähme ikkagi homme, nii et naudime veel täna Saaremaa võlusid. Lähme oma toiduvarusid siis täiendama poodi. Enne poodiminekut tegime veel väikese peatuse Triigi sadamas, sest et ema siin pole siin kunagi käinud ja tahtis näha, milline see välja näeb. Siin on väga tuuline, nii et ma loodan, et te üldse kuulete midagi, mis ma teile räägin. Aga ühesõnaga, teeme siis paar klõpsu, et on mälestus, et on käidud. Pühapäeva hommik on käes ja hakkame koju minema.
Hello! Kätteni jõudnud tegelikult juba järgmine nädal, aga nädalavahetus läks niimoodi mööda ja pühapäeva veetsime me põhimõtteliselt siis Saaremaalt tagasi Tallinnasse sõites ja mul oli üks kohutavamaid päevi taaskord, sest et mu õlavalu lõi nii räigelt välja, et ma lihtsalt nutsin praami peal. Aga õnneks siis sai mul ema tagasi Tallinnasse sõita, et ma sain rahulikult siis kõrvalistmel istuda ja põhimõtteliselt koju jõudes ma lihtsalt lamasin ja magasin terve päeva maha. Nii et sinna see läkski. Aga selleks, et siin siis vlogis peale pulmade midagi veel oleks, siis ma mõtlesin, et ma avan teiega 4 PR-pakki siis, mille ma eelmisel nädalal sain. Ja esiteks on siin siis Ideal of Swedeni pakk ja vaatame sisse. Siin on siis uus telefoni ümbris ja rahakott. Ja neil on siis tulnud välja uus suvekollektsioon, millest ma siis valisin endale välja sellise punase lillelise ümbrise. Ja kuigi väga paljud alati arvavad, et punane on mu lemmikvärv, siis nii see ei ole. Aga seekord ma siis tõesti otsustasin, et ma valin endale punase korpuse. Ja hetkel on mul ka Ideal of Swedeni korpus ja võtame selle siis küljest ära. Ja paneme uue korpuse külge. Tada! Kukutasin just pühapäeval oma telefoni ka maha, lisaks sellele, et juba niigi halb päev oli. Ja nüüd mul on kaitseklaasid nurgast tõesti kätki. Aga mille üle ma olen eriti elevil on siis rahakott. Must sametine rahakott. Siia käib siis selline käeketikene ka külge. Et seda oleks siis lihtsam käes hoida. Niimoodi, tada! Seest on see siis selline hästi lihtne, siia käivad kaardid ja mis ongi see kõige ägedam süsteem on see, et siin sees on üks magnet ja siin korpuse sees on ka magnet, mis tähendab seda, et kui ma panen seda telefoni siia, siis see püsib siin, see ei kuku mitte kuhugi, näete, täiesti nagu selle magnetiga siin kinni. Saadki oma kaardid siia sisse panna, padraavuti kinni, õps, nii ja oledki valmis kodust välja minema lihtsalt sellise väikese kotikesega. Ülimugav, nagu I'm so happy. Kui teile ka meeldivad need Ideal of Swedeni korpused ja tahaksite endale sellist ägedat rahakotti, mida kasutada, siis mul on ka kood Merlin20, millega te saate siis kuni 17. juulini Ideal of Swedeni kodukalt -20%. Nii et ma täiega soovitan. Ma arvan, et ma ei viitsigi enam ühtegi käekotti võib-olla kaasas kanda, kui ei ole just vaja midagi rohkemat kaasa võtta ja ma hakkangi niimoodi ringi käima lihtsalt. Ülimugav! Järgmine pakk on siis Garnierilt. Mul ei ole absoluutselt korralikku sükest mingit rannalina ja siin on selline, te ei näe mitte midagi, selline sinine, valge, triibuline väga nagu siukse mõnusa suurusega rannalina sees. Siis on siin selline päikesekaitse ja ka siis After Sun kreem ja seda oleks mul täiega vaja olnud Saaremaal. Ja siin on ka After Sun siis see sheet mask. Mis asi see eesti keeles on nüüd siis? Kangasmask ja sellest ma ka tundsin laupäeva õhtul Saaremaal niimoodi puudust. Ja lisaks on ka veel 2 siis kangasmaski, mis on siis üks on intensiivseks rasuse naha niisutamiseks, puhastab nahka ja tekitab nahale matistunud efekti ja teine on intensiivseks niisutamiseks, sobib tundlikule nahale. Poorid näevad välja vähendatud, nahk on puhastatud ning tekstuur on siledam. Nii et ma nüüd saan väga palju mõnusaid maske endale teha siin. Siis sain ma paki L'Orealilt ja ma ei hakka teile kõike näitama, mis siin kasti sees on, aga siin on hunnik mingeid šampoone ja näohooldusasju ja mingeid kehakreeme vist ka. Aga kõige rohkem olen ma elevil Lancome'i ripsmaduši pärast. Ma arvan, et see on kõige kallim ripsmaduš, mis mul kunagi olnud on. Ja ma kindlasti proovin selle järgi ja annan teile teada, kuidas see on. Aga kuna ma hetkel just tegin oma siis tarte või tarti või ma ei tea, kuidas seda öelda tuleb uue ripsmaduši lahti, siis ma ei raatsi seda hetkel kasutama hakata. Aga kui ma selle järgi proovin, siis ma annan teile kindlasti teada. Ja veel üks kastikene, mis on siis avamata alles.
ja selle kasti seest tuleb isegi 2 pakki välja. Esiteks on siin L'Oreal Paris uued siis koorijad ja need on näo ja huulte siis koorijad, 3 uut. Üks on siis kiiviseemnetega, üks on kakao võiga ja 3. on siis viinamarja seemnete õliga. Väga põnev ja Maybellini pakikene. Tada! Siin on mingi uus kulmutoode. Siis nagu ma näen, on siin ka üks ripsmadush. See on siis highlighter. I love me some highlight. Ja siin on siis lauvärvide ja highlighterite palett. Väga ilusad, armsad toonid on siin. Vaat selline ports siis jälle kingituseks saadud PR-tooteid ja kuna ma tean, et Joosep alati muretseb, et kuhu ma kõik need tooted panen, siis ma panen mingi kingikoti siit mõndadest toodetest kokku ja kingin ühele teist ära. Nii et kui sa tahaksid võita siit siis mõningaid tooted endale, siis jäta siia video alla lihtsalt kommentaar ja ma arvan, et ma mingi nädala pärast äkki siinsamas video all siis kommentaarides kuulutan selle võitja välja ka. Vot, et väike tänutäht siis teile selle eest, et ikka siin mind viitsite vaatamas käia ja toetate oma armsate sõnade ja likeide ja subscribe'i ja värkide-särkidega. Ja meil on varsti 10 000 subscribe'i täis, mis on päris hirmuäratav. Meil on Mirjamiga tehtud ka väikene diil, et kumb enne saab siis 10 000 täis, peab teisele tegema burgeri välja. Nii et minge subscribe'ige Miiu kanalit ka, panen teile siia infonupule lingi ka, et äkki saab tema enne 10 000 täis ja siis mina saan tasuta burgerit. Aga aitäh, et vaatasite. Pöial püsti, kui video meeldis ja näeme juba järgmise nädala vlogis. Pakaa!